Hei, minuga on täna siin kaks seiklejat, elamuskorraldajat ja ma tahaks öelda, et kes ei oleks meist kuulnud Mount Everestist või siis Jomolungast. Meil on õnneks üks mees siin täna, kes võib-olla suudab isegi selle meil lahti seletada, kui äge seal otsas käia on, sest Eestis neid inimesi on väga vähe. Aga teemegi siis lühid jutustused, minu kõrval on Taavi Kruut ja Gunnar Karu. Tervist! Tere! Nagu ma aru saan, siis te iga kuu põhimõtteliselt puutute seiklustega kokku ja Gunnari sotsiaalmeediat vaadates sind ei olegi Eestis enamasti, seikled välismaal väga palju ja Taavil on vist ka see pisik nagu Gunnariga seoses natukene külge jäänud. Aga mul tekkis siuke küsimus, et kui mul on käinud jooksjad siin podcastis, et nemad teavad, et ma ei tea, ma olen 2,5 korda nagu ümber maakera jooksnud trennidega arvatavasti. Siis kas te teate, palju tõusumeetrid on tulnud? See on mingi päris julm number ausalt öeldes. Ma ei ole kunagi isegi mõelnud, kui palju neid võib olla, et ma tean, et mu viimased tossud pidasid 2000 kilomeetrit vastu ja 2000 kilomeetrit on kulunud ära siis aprillist üleeilse päevani, aga palju tõusumeetreid nüüd on, jään vastuse võlgu. Tõenäoliselt saaks redeliga poolel teel kuule juba, aga näiteks viimase kuu jooksul, kas sa tead umbes? Sest nüüd sa oled vallutanud ka midagi, aga seal saab ju umbes kokku lükata need numbrid. Viimase kuuga ei ole võib-olla väga palju tulnud, aga mõned tuhanded kindlasti, aga ütleme viimase aastaga, see on täitsa uskumatu küsimus täitsa. Hea küsimus. Ja mina arvan, et kui mul ettevalmistusperiood oli mäkkemineku jaoks, siis mul, ma arvan, nädalas keskmiselt 2500 tuli tõusumeetrit vast. Eestis ja Tartus Toomemäel. Otsisid Lossimäge lihtsalt. Iga kivi lugesid üle. Umbes, jah. 5-tunnised matkad. Ja... Tead, kui sa nii-öelda matkad ja ronid ja isegi kui sa 8000 meetrist mäge ronid, tegelikult sa seda nii-öelda summat teinekord väga ei otsi, et palju sa neid tõusumeetrit kokku tegid, aga võib-olla siuke keskmine matk isegi teinekord tuleb täitsa siuke 10 000 tõusumeetrit, et see nagu ühe pikema matka kohta on nagu täitsa reaalne number, et sa ronid heas mõttes rohkem kui Everesti katusele ühe matkaga, aga selge on see, et seal teinekord on ka mitusada kilomeetrit horisontaalset nii-öelda jalutuskäiku selle taga, aga jah, palju elu jooksul on tõusumeetrit tehtud, see on mingi suur lugematu arv, ütleme niimoodi. Yeah. Aga võib-olla teate seda, palju te olete pidanud kukrut kergitama sellega, et mägedes üldse käia välismaal. Olete seda arvu äkki kokku löönud? Ei taha lugeda kokku. Ma ei ole kokku lugenud, ei taha kokku lugeda, ka valus hakkab. Tõenäoliselt saaks ühe väga sportliku auto, kui mitte 2 selle raha eest. Ma mõtlengi seda, et te olete nüüd juba käinud nagu nii kõrgel kohtades, et kas üldse annab nagu seda justkui rahasse panna, seda olekut, minekut, ilu, et tegelikult võib-olla ei olegi mõistlik siukest asja mitte kunagi nagu rahas mõõta? No mulle endale tundub, et igal inimesel peab olema mingi hobi, mingi asi, mis teda heas mõttes nii-öelda hulluks ajab ja kus see rahanumber isegi ei ole üldse oluline ja kus sa võib-olla seda nii palju ka ei vaata, et kes kogub autosid, kes kogub vanu münte, kes üritab maailma kõikides pealinnades ära käia, et igal ühel peab mingi siuke kirg ja hobi olema ja see teebki temast võib-olla siukse hingega tegija, et see on just oluline ja kuhugi peab lõpuks see raha ju kuluma ka ja seda lihtsalt kontol hoida ja siis avastada, et sul 90-aastaselt on konto seis miljonid, aga ühtegi elamust pole viimase 50 aasta jooksul su elus ette tulnud, et see ei ole ilmselt kõige parem seis, et teinekord jah, see rahanumbri lugemine ei ole väga mõistlik ja teinekord ei julge vaadata ka palju sinna. Tervislik ei ole isegi võib-olla, jah? Saab kreepsu. Ja. Aga käisite just hiljuti koos ja ka 3. nii-öelda seikluskaaslasega siis 8000 meetri kõrgusel mäe otsas, mille nimi on, ma ei tea, kas ma rõhu panen õigesti, aga siis Manaslu või kuidas te ise seda... Manaslu, okei. Otsas, mis on siis, ma sain aru, mingi 8 umbes maailmas kõrguselt on ja ikkagi 8000 pluss, ma ei tea,
hea, kui eestlased suusariisi ajal jõuavad 2500 võib-olla kõrgusele, et see on nagu teine teema. Me räägime kindlasti Mount Everestist ka korraks varsti, aga kuidas nagu tekkis idee, et läheks 8000 pluss meetri kõrgusele? No mul oli see väga lihtne, sest me oleme Karuga koos, Argo, ma kutsun meid siis me koos üldjuhul käime ka sellistel seiklustel. Ma arvan, Karuga koos me mõlemad oleme käinud aastas 2016 või 17 ja mingi hetk me hakkasime koos sügelema ka, et kuule Karu, lähed kuhugi, et kutsu kaasa. No me käisime, ma ei tea, 3-4 aastat vist pinda ja siis üks hetk eelmine aasta, kui me tulime, kust me tagasi tulime? Gruusiast või? Gruusia lennujaamas siis lõpuks oli, ma mäletan, 2 päeva olin kodus olnud, hommikul ärkasin, siis Karu oli kirjutanud, et kutid, mis arvate, järgmine aasta läheks. Aeg on pakkima hakata. Ja siis, no kuna me olime pikalt seda juba ise tahtnud ka, oodanud ka, siis kutse tuli, siis Argo ütles kohe jah, mul läks veits ikka aega, kuna mul oli operatsioon tulemus ja siis lõpuks sai ka jaa öeldud ja nii see mõte tekkis ja nii me lõpuks sinna jõudsime. Aga aastaga siis tegelikult on teoorias võimalik nagu 8000 peale ära planeerida, minna ka treenida, ütleme nii. Eks see võib-olla see viimane vormilihv, jah, see on aastaga võimalik, aga selleks, et seal ikkagi nautida, naeratada, et kõik see, mida sa seal lõpuks teed ja mida sa peaksid oskama, et see tahab ikkagi mitut aastat, mitmed mäed, et see niiviisi viimase aastaga ei tule, et seda pikemat treeningut, aga jah, siukse viimase lihvi saab anda aastaga ja loomulikult midagi ei ole teha, et nii Sinnamäele kui ka teistele kõrgetele mägedele satub ka neid inimesi, kes näevad esimest korda elus kasse, hullem veel, mõni näeb esimest korda elus lund, et ka selliseid mehi ja naisi sinna satub, aga selge on ka see, et see risk, mille sa sellisel juhul võtad, et see väga otstarbekas risk ei ole ja ilmselt need inimesed ise ka ei saa aru täpselt, millega riskitakse, aga midagi ei ole teha, et on võimalik ka selliselt jõuda sinna mäetippu, et giid õpetab sulle kasside ja jalga sidumist ja hullem veel paneb iga kord, kui kassid on ära võetud, paneb need sul ise jalga. Et ka niimoodi on võimalik seda mäge ronida, aga nagu öeldud, et risk on seal siis, et kui midagi juhtuma hakkab või kui giidiga peaks midagi juhtuma, et mis siis saab. Ja siis oled sa võib-olla üksi 8000 meetrise mäe peal ja kui sa oled 2 nädalat varem esimest korda lund näinud, siis sealt eluga pääsemine ei pruugi üldse nii lihtne olla, et seal on omad riskid ja selleks, et neid riske maandada, siis tegelikult tuleb ikkagi ennem ka mägesid ronida ja niimoodi step by step jõuda, nii nagu Taavi Argo jõudsid ja nii nagu lõpuks ka mina sinna jõudsin, et hakkame ikkagi rohelistest nõlvadest pihta ja liigume step by step, näeme 5, näeme 6 mägesid ja üks hetk võib-olla ongi see hetk käes, kus unistused saavad teoks ja vaatab vastu ka 8000 meetrit. Aga kui sa ütlesid, et seal inimesi on igasugused, kes võivad kokku sattuda sinna, juba oma baaslaagrites näete väga erinevaid inimesi, kes läheb üles, kes tuleb alla, et palju seal üldse just sellel mäel näiteks nagu inimesi läbi käib või mis see arv umbes on, palju näiteks iga nädal või kuu või palju seal nagu tippu läheb valutama? See aasta oli ju 300 luba vist anti välja. Jah, et ütleme, et kui me räägime selle Nepaali 8000-istest, siis seal on meil 2 hooaega, on siis kevadhooaeg hästi jämedalt poolest märtsist mai lõpuni, kus on siis kuivem kliima, siis tuleb suvine aeg, kus seal siis sajab ja see sadu siis peaks saama läbi augusti keskpaigaks ja tuleb siis sügishooaeg. Ja kummagi hooajal siis tavaliselt ronijaid ongi 200-300 juures ja sinna siis teine sama palju ka kohalikke otsa, nii et võib-olla aastas 1000 ja 1500 vahel on see number. Ja lisaks siis loomulikult ka need, kes seal tavalisi matkaradu matkavad samas piirkonnas, et lõpuks see seltskond võib-olla, kes seda kas või baaslaagrit näeb, on võib-olla aastas võib-olla 2000 inimest. Et tänapäeval midagi ei ole teha, et see turism on selgelt mõjutanud ka kogu seda ronimist ja kuna varustus on märksa paremaks läinud, kuidas ka tehnika on paremaks läinud, kuidas seda ronida, kogu see ekspeditsiooni elluviimine on muutnud
kogu selle protsessi nagu oluliselt ohutumaks ja kättesaadavamaks, siis need numbrid on ka olulisel määral kasvanud. Ja sealt edasi siis on ka natukene see mure tekkinud, et kui radu on üks ja seda üritab ühel samal päeval ronida 200 inimest, siis on selge, et me näeme sarnaseid pilte, nagu võib-olla viimastel aastatel on harjutud nägema ka Everesti nõlvadelt, kus värviline poesaba lookleb 100 meetreid ja see on võib-olla üleüldse üks kõige ebameeldivam ja ohtlikum asi, mis seal üldse võib juhtuda, et sinna sappa sattudes, kui see peaks juhtuma nüüd näiteks tiputõusul, siis see tähendab võib-olla seda, et sa 8000 meetri peal istud tunde ühe koha peal, lõpuks hakkab sul külm, hapnik võib otsa saada, eks ole, inimesed närvilised, väsinud, ühesõnaga see on koht, kuhu sa tegelikult ei taha üldse sattuda, aga see on see, mida siis paraku see nii-öelda turism ja vähene kogemus kaasa toob, et paljud ettevõtted siis peavad oma vähese kogemusega klientidele valima parima võimaliku ilma ja kuna seda parimat võimalikku ilma siis üritavad kõik tabada, siis on selge, et kui kõige ilusam ilm on, kõige vähem tuult on, päike kõige rohkem paistab, siis tere tulemast heas mõttes poejärjekorda ja kas me tahame seal olla, kindlasti ei taha, et me Manaslul saime ühel päeval õnneks mitte tipu osas seda proovida ja ma võin öelda, et need poisid juba 2 tunni peal olid päris närvilised. Me istusime ja seal jäämurrus istud lihtsalt vennad ei liigu mitte kuhugi, me liikusime 2 tunniga 10 meetrit ja siis läks vist 1,5 tundi veel, kui saime enam-vähem jaks või lihtsalt mitte midagi toimus, oled nagu lihtsalt ummikus, kus lihtsalt ühe inimese pärast kogu elu seisab ja kujutame nüüd ette, et see juhtub mingisuguse tehnilise nõlva peal, külm, tuul, hapnikuvarud vähenevad, ma ei taha isegi teada, mis siis toimub, aga õnn on see, et natuke tehnilisemate 8000 peal on ronijaid oluliselt vähem, et Manaslu paraku on üks nendest mägedest, mida loetakse võib-olla üheks lihtsamaks 8000-liseks ja sinna siis kindlasti ronijaid satub oluliselt rohkem, et keerulisemate mägede peal ikkagi see ronijate arv on nagu julgelt 10 korda väiksem, et me räägime ikkagi mõnekümnest inimesest versus mõni 100 on ju. Ja Everesti näitel ka ütleme, et kui Everesti ühel hooajal ronib siis kevadel ütleme 500 välismaalast, 500 kohalikku, eks ole, kokku siuke 1000 inimest ja sügisel teine 1000, et see on samamoodi ikkagi peaaegu 10 korda vähem, eks ole. Need numbrid on hästi erinevad ja selge on see, et kõik need inimesed mitte mingi trikiga ühele mäele ei mahu, ühtede kuupäevade peale ei mahu ja see on võib-olla üldse siuke nii-öelda kõige suurem probleem, millega üks ronija üleüldse seal seisab silmitsi ja seal tuleb välja väga hästi see, et kes on trennis käinud, kes on pingutanud viimasel aastal, kellel on kogemus ja kes nägi esimest korda lund, et meil oli täpselt see sama hetk, et kus me reaalselt 2-3 tundi, 3,5 tundi vist lõpuks olime järjekorras, kus inimesed ei läinud lihtsalt, ma ei tea palju see nõlv oli, mingi 70 kraadi, 75, 80 kraadi, kus lähed nagu köiega üles, vennad lihtsalt ei liigu mitte kuhugi ja lõpuks pandigi neile sinna eraldi vints üles ja ükshaaval kisuti neid üles. Mida sa lähed, miks sa oled üldse siukses kohas, see ei ole üldse see ei ole koht, kuhu sa tuled, okei, sul on raha, mine tee, aga see ei ole ühtegi pidi lihtne koht, kus olla ja kus sa tahaks olla kauem kui, ma ei tea, 10-15 minutit, sest et ma ei tea, see nõlv oli mingi, ma ei tea, 20 meetrit oli ja sul tegelikult on, ma ei tea, korterelamu suurused jääkamakid, mis samast alla võivad tulla, kummi sööd seal, käed värisevad, vaatad, okei, võib-olla nüüd ei tule veel. Aga ütsik, et sinna saab ju loaga ikkagi, väljaspoolt tuled. Aga loa saamiseks, ma saan aru, siis tegelikult ju sul ei ole vaja midagi ette näidata. Et sa pead lihtsalt justkui teed mingid avaldused, taotlused. Jah, et täna ikkagi kogu see mäe ronimise kõige suurem reguleerimismehhanism on ikkagi see sama ekspeditsiooni liider, kes siis paneb kokku oma meeskonna nii-öelda kui giididest, abilistest kui ka ronijatest ja lõpuks on see sinu valik, millised ronijad sa sinna endale valid.
ja selge on see, et need rahanumbrid, mis seal liiguvad, on päris tõsised, et kui me korrutame siukse võib-olla lihtsama mäetasu, võtame 20 000, korrutame selle 50-ga, eks ole, me saame päris tõsise numbri, on ju. Ja midagi ei ole teha, et need rahanumbrid lihtsalt sunnivad tegema neid valikuid, et tere, kui ma näen esimest korda lund, ja võib tulla küll, eks ole. Et selge on see, et iga ekspeditsiooni liider tahaks võib-olla valida 5 ärrat, kes nagu päriselt ka oskavad ja kellega oleks tegelikult ohutu ronida, aga lihtsalt see raha sunnib tegema äri ikkagi. See on selles mõttes, et see on kindlasti äri ja Everesti puhul on ikkagi ette nähtud, et sa peaksid ronima vähemalt ühe 6000-lise, see kõik on tegelikult vähe ja ühe 6000-lise võib vabalt ka Lõuna-Ameerikas lihtsa vaevaga ronida, et sõita autoga 5500 peale 500 meetrit tõusu, 2 tunniga oled autos tagasi linnuke kirjas, et selles mõttes need reeglid võiksid olla palju karmimad ja ma kahtlustan, et nad varem või hiljem ka muutuvad järjest karmimaks, et lihtsalt üks hetk kogu see turismitööstus ikkagi vajab mingisugust piirangut ja täna see piirang saab väga lihtsalt olla ikkagi kogemus, et kui sul on vähem kogemust, sa tuled Nepaali, harjutad 5000 peal, 6 peal, 7 peal ja siis on sinu aeg minna 8 peale, et ma arvan, et see on ühel hetkel see tulevik, aga sinna me ei taha jõuda, et ega kui Everesti mäeluba tõusis 10 000 pealt 15 000 euro peale, et kui me nüüd korrutame 15 500-ga kevadel, 15 000 korrutame 500-ga sügisel, siis me saame nagu päris müstilisi numbreid, mida ka riik oma eelarvesse saab. Et see kõik on paraku tööstus ja nagu ikka maailmas, ega seda tööstust ei taha keegi väga pidurdada. Küsin pigem Taavilt, et kas oli nagu siukest kohta, kus mõtlesid, et peaks pooleli ka jätma? Ei, aga ma arvan, et too sama, kui järjekorras seisid, siis oli küll see, et ma iseendaga olin kokku leppinud ja vaadanud ka, ikka vaatad mäefilme ja seda Everesti filmi ja pilte, et oi, kus seal on järjekord, et mina siukse kohta ei lähe, et kindel ei. Ja ma arvan, kui seal seisid, siis vaatasid, et miks ma siia tulin, nagu, et no, reaalselt Karu ütles ka, et seal olid nagu väga paljud, kes esimest korda elus panid kasse jalga, esimest korda elus panid kirka kätte, et siis oli küll see, et võt, mina ei taha sinna minna, nagu see on võimetu kohani iga tahes, aga no kurat, see ei ole see, miks ma siia tulin, et ma oleks taht pigem, et lähed sinna, mässad, tuul, torm, vänge vaata, paned ennast proovile ka. Aga see oli ainuke koht, kus ma mõtlesin, et nagu ei tahaks üldse siin olla. Muidu kõik üle on nagu siukene kõrgus, vaatad alla, vaatad, tipupäeval oli nagu parajalt külm ka, et see oli nagu väga vahva ja ma arvan, kui me tipust alla tulime, siis korra mul hakkas ikka värisema ka, kui ma ei tea, nii kitsas oli seal, võib-olla üks vend tuli vastu, ise pidid tast mööda astumis, lõpuks ma hakkasin kuidagi pikali seal, et vend astus üle, ma astusin edasi Karu tagant, et tavai, mine, siis oli küll siuke, et okei, tavai, silmad kinni ja lähed ja siis oli lõpuks juba see olukord möödas, aga niimoodi pooleli, et Ja ohtlikud olukorrad, ma arvan, sa rääkisid ära praegu, on ju, et see järjekord justkui, et kui möödumised üksteisest, siis ongi siuksed. Seal oli tegelikult, ega see, need jäälõhed, mis seal olid ka, aga alguses, kui me esimene rotatsioon ja teine rotatsioon, siis need olid siuksed pisikesed, aga kui me alla juba tulime, siis ühes kohas, kus muidu nagu lihtsalt astusid üle, siis üksed oli nagu jumala sügavaks, muidu oli nagu siuke, ma ei tea, võib-olla nii palju oli seal jääteed, lõpuks me olime nagu üle pea, olid seal jää nagu, teerada oli ära suland ja siis oli seal üks siuke liustiku lõhe ka nagu üsna laiaks suland ja siis ma nagu kõndisin, ma oleksin esimesena ka ma vaatasin, et vahetul ma hüppasid üle ja siis vaatasid, oi kurat, tegelikult oli üsna pikk hüppamine nagu ja siis pärast hakkasime seal karukotti vinnama ja teised serpad tagant veel ja argu asjad ka, et see oli siukene, neid olukordi oli küll, aga ei tea mitte midagi nagu ületamatut ka, et ise olid nagu valmis selleks ja teadsid, kuhu sa lähed ja mida sa tegema lähed, et selles mõttes nagu ainult äge. Ma arvan, nagu midagi väga-väga ohtlikku ei olnud. Kuuled küll seal need laviinid tulevad alla, aga tegelikult nagu suht kaugel oli kõik. Ühte me just nägime esimeses laagris, nagu mis tuli suht lähedalt alla, aga see lähedal on ikkagi, ma ei tea, pool kilomeetrit teema. Aga kui sa õiget teed mööda lähed, sa arvatavasti on see läbikäidud rada nii-öelda, et... Ja, ega selles mõttes jah, et kui sa juba teed selle otsuse ära sinna minna, siis sa selgelt oled nagu mingi koguse riski võtnud ja oled valmis seda aksepteerima, et
et seal on, selge on see, et staadionil joosta või jalgpalli mängida on selgelt ohutum, et seal neid asju, mis kõik võib juhtuda, kuhu kõik võib kukkuda, mis kõik sulle peale võib kukkuda, et see nimekiri saab väga pikk, aga ma arvan, et kui sa selle otsuse teed sinna minna, siis see risk on kuidagi aktsepteeritud ja kui sa oled seal tähelepanelik ja teed ise kõik õigesti, siis ikkagi see tõenäosus, et sa sealt läbi saad, on ikkagi 99,9999. Aga selge on see, et seal asju juhtub ja see ei ole kindlasti mitte sile jalgpalliväljak, kus sa toimetad, et ja see ei ole nii sinust ka väga paljugi. Jah, et lihtsalt, et kui sa lähed sinna ja hakkad nagu kõikide maailma asjade pärast muretsema, mis lõpuks sinust ei sõltu, siis sa ei jõua baaslaagrist mitte kuhugi kaugemale, et juba baaslaagrini kõik, mis võib juhtuda, see nimekiri on ilmselgelt liiga pikk, et sa pead ise ikkagi olema fookuses ja tegema asju õigesti ja siis on sealt täitsa võimalik ennast ohutult tunda ja võib-olla sellest seesama tipust laskumine, et need pildid, mida me pärast nägime, mis toimus tipus samal päeval, kui meie käisime peale meid, et me olime õnnega väga koos, et me ühelt poolt siis olime tund aega või vähemalt pool tundi liiga vara tipus, et meie uhked tipupildid jäid tegemata, me olime tipus pimedaga, aga kui me vaatame nagu lõpuks ikkagi seda, et eesmärk on tippu jõuda ja sealt ka alla jõuda ohutult, siis selles nimekirjas me olime ikka eesrindlikult esimesed, et me tegime seda kõike enne seda, kui sellel samal viimasel paarisajal meetril, kus siis edasi-tagasi liiklus tekib ja see on see sama äär, millest Taavi rääkis, et kujutame nüüd ette, et seal tolle nõlva peal on võib-olla 70 venda ennast ära parkinud, kõiki ootab ees 3-tunnine ootamine, kus sa millimeeter haaval edasi liigud. Ütlen, see oleks võinud olla see koht, kus me oleks ka öelnud, et unustage ära, et ma olen peaaegu tipus, mul on võib-olla 50 meetrit tõusu veel teha ja ma ei lähe tippu sellepärast, et ma ei suuda siin seda 3 tundi istuda ja külmetada, et me tipu jõudmise ajastamises olime sotsiaalmeedia mõistes kehvad poisid, aga ohutuse mõttes olime eesrindlikud, et väike siukene, võiks öelda, et väike negatiivne toon, et meie tipupilt on vähe pime, aga mis sa teed? Meil pole tippu nähagi seal, meil on lihtsalt Eesti lipp ja 3 venda. See ongi see, et ka selle pilli pärast või selle, et sina tead, et sa käisid. Aga kui külm seal siis on? Te olete rääkinud külmast küll, et seal tipu lähedal või mis seal siis võib olla? Ma pakuks, et mingi -20 ikka oli, kui me läksime. Mul oli paksud kindad käes, topeltkiht, mul hakkas külm ja kui me istusime maha, ma ka lõdisin seal ikka. Ma arvan, et kuskil 20 peal oli, et mina olin õhemate kinnastega, et ma neid pakse jõudnud veel kätte pannagi. Karun kogenud ka. Aga Taavil olid juba paksud käes, et ma arvan, et kuskil 20 peal, aga ma ütlen, see mäng seal ei käi niivõrd, kuidas ma ütlen, et sa oled lõpuks seal, oled 6 aega võib-olla keerulisematel 8000-listel 50 päeva 2 kuud, et see mäng seal ei käi ainult ühe päeva peal, et see külm võib sind tabada väga erinevatel hetkedel, et see, et üks päev ei olegi nii külm, on tore, aga et sa pead olema valmis selleks, et see külm võib isegi mitte tipus olla, vaid mõnel ööl kuskil võib olla nii karm tuul, et mõni aklimatisatsioonipäev võib olla kordades raskem kui tipuöö, et sa iial ei tea, millal see külm hetk sind võib tabada ja see, et 8000 peal näed sa temperatuure -40, -50, et see on täiesti reaalsus. Aga jah, et meil õnnestus ronida, ma arvan, siuke -20 peal ja oli päris palju ka neid päevi ikkagi, kus me olime ju ka T-särgis õhukse fliisiga, et kui päike paistab, siis sa pigem praed seal ja sul on palav, aga kui ikkagi öösel on tuul ja hullem veel, kui see peaks siuke tormituule laadne asi olema, siis
mitukümmend kraadi miinust, kõik sulejoped, sulejakid, paksud kindad, kätesoendid, kõik need lähevad käiku ja noh, tahaks veel juurde, ja see kõik võib muutuda sekunditega, et selleks kõigeks peab valmis olema ja see on ka põhjus, miks need ronijad aeg-ajalt nagu kaamlid välja näevad, et lihtsalt seda varu, mille peale sa pead minema, on nii palju, et sa pelgalt ei saa arvestada, et lähen täna, on ilus ilm, lähen õhukse sulejopega, järgmine päev on siuke -40 ja sinna sa jäädki, kui sul seda paksu jopet ei ole. Ja meil grupis oli isegi lihtsalt, et nendest temperatuuridest võib-olla rääkida ka, siis 2 või 3 Sherpat käis ju talvel seal K2 otsas ka, mis ta ütles, -60, -65, et no seda müstiline ei suuda nagu ette kujutada ka, et kuidas nagu, et -65 ja nagu tuulekülm ja mis asja. Aga Sherpad käivad mitu korda siis hooaja jooksul üles alla või teate ka või palju teie omad näiteks? Meie omad ju, need läksid kohe peale meie mäge, panid edasi ja siis kui hästi läksid, oli üks lägi veel. Ütleme see, et täna ronitakse ikkagi need, kes on nii-öelda professionaalsed giidid, siis nemad ronivad sageli 4, 5, 6 mäge aastas, et kevadhooajal siis tehakse Nepali, suvisel hooajal lennatakse Pakistani, tehakse sealseid ja tullakse tagasi siis sügisel uuesti Nepali, et neil on nagu peaaegu aastaringne 8000 meetrit aklimatisatsioonina siis nii-öelda veres ja see annab ka sulle võimaluse, et sa suudad nii palju rohkem ronida, et sul ei ole seda nii-öelda aega vaja, et ma pean nagu kuu aega aklimatiseeruma ennem, kui ma saan 8000 ronida, et neil on heas mõttes nii-öelda pakikott ja mine kohe on ju, ja nemad võivad nagu pooli asju ronida ka ilma lisaapnikut kasutamata, kuna nad on lihtsalt aklimatiseerunud. Aga jah, see täna see sama tööstus on siis ka selleni jõudnud, et need samad ühed inimesed ikkagi ronivad nii palju ja see kogu see ettevõtete ajakava on nii palju tihe, et sul ei ole enam võimalik niimoodi, et ma ei teagi, et Aava ronib ainult ühe mäe aastas, nagu siukest venda sul ei ole tast mingit kasu, et ta ronibki kevadhooajal, siis ta teeb nii-öelda suvisooja, teeb sügisesooja, võib-olla siis puhkab natuke ja läheb edasi, et nad ronitakse aastaringselt ja see tippude arv on ka hoopis teised numbrid, et täna ikkagi tublimad kõrgkiidid on teinud üle 50 nii-öelda 8000 meetri tõusu, et need numbrid on päris nagu tõsised, aga selge on see, et nad sellele ei jõua kunagi järgi, kes näiteks teevadki elukutselistena Kilimanjarot või mõnda siukest mäge, et seal on, vaatad vennal otsa, palju oled Kilimanjaro otsas käinud, vend ütleb sulle silma pilgutamata nagu 700 korda, oba, kus sa veel oled käinud? Mitte kuskil, et ma olen terve elu lihtsalt ühte mäge roninud ja see number 700 on nagu peab ikka olema järjepidev inimene, et ühte asja nii palju teha. Teab igat kivi. Teab igat kivi ja et see 8000 ronimine on natuke teistmoodi ja seda nii nagu võib-olla meie siit lamedalt maismaalt tulijad teeme, et tõesti teeme hästi pika aklimatisatsiooni ja kulutame hästi palju aega, et seda nagu Nepaalis koha peal ükski giid ei tee, et neil lihtsalt ei ole selleks aega, et sellepärast on ka hästi erinevad need võimed, et meie jaoks tunduvad nemad nagu üliinimesed, aga kurat, nad on ka üliinimesed, kuule vaata meil see, mis selle väikse venna nimi Tobi tõmbas seal kogu aeg, vennal oli, ma ei tea, 30 kilo seljakott, kuule ei, ma lähen rahulikult ees, et mul on jõudu, mine kann ise seal vaevu nagu, lähed järgi nagu see vend Tobi ees ja ta või paneb minema. Et nii nagu videodes ikkagi, nii on nemad päriselt ka. Rahulikult, hommikul Tobi ette ja seljakott selga ja minema. Ja, et kui sa mõtled, et inimene, kes kannab asju Everesti orus, kaalub võib-olla 50-60 kilo ja ta seljakott või kandam on siis 90-100 kilo. Ma tahan näha eestlast, kes võtab 100 kilo selga endale ja see ei ole mingi mugav seljakott, see on mingisugune kartulikotist lõigatud või suhkrukotist lõigatud raudkarkass, sinna on pandud siis suhkrukoti rihm, mis jookseb üle otsa esise ja püüa sinna siis 100 kilo asju panna, et see on nagu müstika, mida nad teevad, aga selge on see, et ega see tervisele hästi ka ei mõju, aga kui sa oled 4500 peal sündinud ja mänginud lapsena 5000 peal, siis selge on see, et su organism ja su nii-öelda päritud
päritud anded on hoopis teistsugused kui meil, et me oleme ikkagi selgelt maismaarotid, et me peame ikka kordades rohkem vaeva nägema, enne kui me hakkame üleüldse nagu sinna kategooriasse jõudma, et meiega üldse keegi räägib. Me ei peaks ujumise juurde jääma või midagi sellist mereriigina nii-öelda. Okei, aga tõmbame sellele mäele võib-olla sellega joone alla, et kuna Gunnar, sa oled mitu tükki teinud 8000 pluss ja Taavi, see oli sinu esimene, et mis see siis emotsioon on seal nagu lühidalt, kui sa oled seal tipus, et kas sa tunned midagi, mis sa teed, vaatad ringi seal, et mis see nagu sinu sisimuses toimub, et kas see on nagu, sul on iga kord sama või see on ikkagi muutub ajas ja Taavi muidugi saab esimest korda rääkida. No mul oli mina võtsin seda, kui varem tegelesin võistlusspordiga ka, siis ma võtsin seda, et tavai, mägi on nagu minu nii-öelda võistlus selles mõttes, et kui tippu jõuad, oled nagu õnnelik ja see oli küll see, et jõudsid tippu, nagu tehtud, aga siis teadsid ka, et nüüd on nagu see hetk on tippus on käidud, nüüd on vaja alla saada ka, mul oli pigem see tunne just see, et nagu see, mille nimel vaeva on nähtud, nüüd on tehtud, nüüd on vaja turvaliselt alla jõuda ja mul oli nagu lihtsalt siukene tehtud või eufooria tunne, et ma ei tea, mõni treenib maratoniks, ma arvan, et see on mingil määral sama tunne, lihtsalt sa teed seda kordades. Finišijoon on käega katsutav tegelikult. Jah, selles mõttes, et lihtsalt siuke nagu tehtud saavutus, linnuke ja nüüd alla tagasi. Natukene keerulisem, ohtlikum keskkond küll, aga. Et minu jaoks oli ta nagu, ütleme, see emotsioon oli nagu, kui ma võrdlen seda Everestiga nagu hästi teine tegelikult, et ma Everestiks valmistusin, ütleme, hästi jämedalt 2 aastat, jättes kõrvale võib-olla 20 aastat, kus kogemusi tuli hankida, aga ütleme 2 aastat sai nagu teadlikumalt ettevalmistusi tehtud ja Everesti tipus võib-olla oli nagu, see tunne oli nagu hästi suur nagu pingelangus, et sa nüüd oledki siin kohal, meil oli nagu hästi hea ilm, sa tunned, et sul on elus kõik hästi, sul ei ole külm, palav, sa ei ole väsinud, sa ei ole kurnatud, sul jõudu on, süüa on, võtad kindad käest ära, lihtsalt naudid seda tipus olemist ja ma ise ennast julgesin nagu toona võrrelda siukse kallurautoga, et sa oled koorma kohale viinud, maha kallutanud ja tead, et see järgmise tunni jooksul ei pea järgmise koorma järgi minema, et sa saad lihtsalt vaikselt nii-öelda nautida ja puhata, aga eesmärk siis, mis minul oli, siis Manaslule minnes oli nagu hoopis teine, et minu eesmärk oli see, et me jõuame sinna tippu kolmekesi, et see ei olnud see, et ma ise sinna jõuan või ei jõua, aga eesmärk oli see, et me jõuaksime sinna kolmekesi ja loomulikult jõuaksime alla tagasi ka, aga et me saaksime kõik kolmekesi ühel samal ajal olla seal tipus ja teha koos tipupilti ja nii-öelda rõõmustada selle üle, et siis 2 ronimiskaaslasel on uus kõrgusrekord, mida nüüd muidugi annab üle teha. Aga et see eesmärk, mis enam võib-olla ei sõltu nagu 100% sinust, et seda saavutada ja võib-olla üldse et selle saavutamine on ka oluliselt nagu keerulisem, aga see tunne on kindlasti üldse mitte kehvem kui see võib-olla, mida Taavi ja Argo tundsid sel hetkel, kui nende võib-olla finišijoon nagu kätte jõudis. Aga lihtsalt selle saavutamine ja kogu see tee selleni on nagu hästi erinev ja sa ei saa mõelda ainult selle peale, mida nagu sina arvad teeksid või otsustaksid, et sa pead nagu hästi palju mõtlema siis, mida su tiimikaaslased teevad ja ma arvan, et see emotsioon, mille me sealt kolmekesi saime, kuigi oli pime ja võib-olla see kõige ägedam emotsioon jäi sinna pimeduse taha natukene, et see on nagu hoopis teine ja hoopis väärtuslikum kui see, et me oleksime seal olnud üks esmaspäeval, teine teisipäeval ja ma ei tea, 3. siis teisipäeval 3 tundi hiljem, et see on oluliselt lihtsamini saavutatav, aga ühel ajal hetkel sinna jõuda ja nii-öelda heas mõttes naeratada ja väriseva jalaga sealt alla tulla, et see tegelikult on hästi äge ja see võib-olla ei tulegi nagu niipea veel välja, et selle jaoks peab võib-olla 1 mäe veel ronima või 2, et aru saada. Võrdlus tekib siis. Ja, et aru saada, mis see nagu emotsioon päriselt on.
nii, aga kas see kogemus siis andis nagu isu juurde või andis rahu, et nüüd on tehtud? Taavi käest siis pigem. Pigem andis isu juurde, aga jah, ma arvan kodus, et kui peaks juhtuma kuulama, siis nad kindlasti sellele alla ei kirjutaks, sest et nemad, kui ma ütlesin, et ma lähen, siis nad juba mõttes olid mu maha matnud ja sealt ei tule raudselt kedagi kunagi tagasi ja kõik on tuksis ja kõik on paha ja aga no siis ise enda rahustamiseks, nende rahustamiseks oli ka see, et no jaa, aga ma võin ju rattaga sõita üle kõnnitee ja siis sõidab auto otsa, nii et noh, tegelikult võib igal pool kõike juhtuda. Aga ei, ma arvan, pigem nagu andis indu juurde ja ettevalmistus oli õige, tegin õiget asja ja noh, järgmine aasta saab ka juba minna mitte küll nii kõrgele, aga lähme ka koos Karuga ja Argo on ka pundis, et lähme Kõrgõzstani kõrgemat mäge ronima, mis on grammike üle 7000, et eks sinna peab tegema, ma arvan, et samasuguse ettevalmistus, et seal ei ole nagu mõtet üle jala lasta, et nüüd on nagu see, et jess, oled 8000 peal käinud, et nüüd võid ka tobi eest minna tippu, pigem ei, et ma arvan, et ettevalmistus sinna on nagu täpselt samasugune, nüüd tuleb sama hooga edasi panna ja noh, 7 ei ole küll 8, aga no 8000 võib-olla selle teemale korraks tagasi tulles, et siis see rahaline mõõde seal on ka nagu siuke, noh, vahe on kordades on ju ja sul on võib-olla kergem neid 7000 ronida iga-aastaselt kui iga-aasta 8 ronida. Aga samas ma kujutan ette, et 7000 võib olla raskem ronida füüsiliselt kui 8000. Ja, et lõpuks see nii-öelda ilm, tehniline raskus, olud mäe peal, et see ikkagi annab oma nii-öelda oma pitsri selle asjale ja maailmas on väga palju isegi 4000 meetrisid mägesid, mis on kordades raskemad. Aga võib-olla jah, kui mõelda seda, et nüüd oled 8000 peal käinud, et nüüd lähed 7 peale, et nüüd nagu kõik juhtub, siis kui sa sellise mõttega sinna lähed, siis no üldse ei juhtu. Et ma omast käest võin öelda, et minu järgmine mägi peale Everesti oli siis Islandi kõige kõrgem, millel on kõrgust napilt üle 2000 ja midagi ei ole teha. Ei mina ega mu grupp sinna tippu ei saanud, et sa käid peaaegu 9 kilomeetrise mäe peal, tuled alla, üritad 2000 ja sinna tippu ei saa, on nagu ühelt poolt nagu piinlik küll, aga midagi ei ole teha, et kui ikkagi lõhed on sellised, et neist nagu ei hüppa ega astu üle, et sul oleks olnud samamoodi seda redelit vaja, et siis toona ikkagi Mägi ütles, et sõbrad, siia asja ei ole, et see, et sa mingil hetkel mingisse tippu ei saa ja isegi seal ei ole mõtet nüüd võrrelda, et ma olen nüüd 8000 peal käinud, et ma nüüd ainult 8 roningi ja et 7 on kõik lihtsad, et selle rehkendusega maailmas kuhugi et iga mägi on nii palju erinev, et tegelikult lihtsalt sa võtad selle ühe eesmärgi, teed selle ära ja siis vaatad, mis edasi pakutakse. Jah, et Taavil on selles mõttes on väga õige, et Lenin järgmisel suvel ei oota mitte grammigi vähem ettevalmistust, et selleks tuleb ette valmistuda ja eks inimestel peavad olema ka nagu mingisugused sihid ja eesmärgid, et mina vähemalt tunnen, et kui mul on erinevad eesmärgid seatud endale, mõni suurem, mõni väiksem, mul on nagu endale valmis pandud siuksi heas mõttes nagu Tommy ja Jerry panid, eks ole, et Iir pani endale juustutükikesi, vahepeal muidugi kass võttis neid ära, aga et kui sa endale siukse juusturaja valmis paned, siis sul kuidagi on ka lihtsam ette valmistuda, sul on lihtsam endale ka seletada, et miks pagan ma nüüd kirjutasin jälle alla sellele, et 2 nädalat kuskil külmas telgis ööbida, et kõik see nagu eeldab, et sul on mingid sihid, mingid eesmärgid ja kui sul neid ei ole, siis oledki sa nii-öelda eksinud laev merel ja ma isegi ei tea, kuhu ma purjetaks. Jah, aga okei, ma saan aru, siis Kõrgõzstan 7000 järgmine aasta. Mille pealt te seda otsustate või nagu, kuidas te mõtlete, et järgmiseks võiks minna sinna? Mul on lihtne, Karu. Aga sa ise oled käinud seal? Mina olen seal käinud. Ma jõudsin toona 6900 meetrini. Ma ronisin seda küll grupiga, aga kuna grupist asja ei olnud, siis lõppes see sellega, et ma lõpuks tipu osas ronisin täiesti üksi. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi mägedes nii tumedaid pilvi näinud ja kuna kogu mu raadioside oli ka maas, akut tühjad, müstilised tumedad tormipilved tulid, siis mul tekkis siuke mõte, et võib-olla ma tahaks ikkagi siit tagasi koju ka jõuda ja
ja siis ma otsustasin tagasi pöörduda, kuigi samal päeval tippu tehti ja tõenäoliselt ma oleks ka tippu jõudnud, aga toona ma millegipärast niimoodi otsustasin ja ma kordagi ei ole kahetsenud, et ma niimoodi otsustasin. Aga ma lähen uuesti siis mäele, mille tipus ma ei ole käinud, mille tipus ma olen peaaegu käinud ja loodetavasti nüüd läheb paremini, aga vastus sellele, kust need mõtted tulevad, ongi see, et see kuidagi nagu meil huvitav oleks siis kogu aeg ühte sama asja ronida, ei ole pooltki nii huvitav, kui vahepeal matkata Eestis, vahepeal matkata välismaal, talvel, suvel, sügisel, natuke tehnilisem, vähem tehnilisem, tõesti käid 8000 peal ära, nüüd lähed teed võib-olla üldse mingi matkaraja, et see maailm on nii mitmekesine ja et seda nagu nautida, siis tasubki nautida erinevaid asju ja teha midagi muud vahele ja siis jõuab uut 8000-st vaadata, et ma olen nagu suhteliselt veendunud, et Argol ja Taavil kuskil seal ikkagi see 8000 tulukene põleb ja äkki Taavile antakse luba ka kodust ühel hetkel siin uuesti minna, aga samamoodi, et sa ikkagi teed mingid mäed vahele, sätid mingeid oskusi ja siis tuleb see võib-olla uuesti see kord, kus kaardimaja jookseb kokku, uued sõbrad, uus tiim ja minnakse 8 peal uuesti, et minul tuleb see aeg natukene kiiremini kätte, et ma järgmise aasta aprilli alguses olen käe andnud, et tuleb minna siis maailma 3. mäge Kašinjungat proovima ja tuleb siis 2 kuud veeta taaskord Nepaalis, et minu jaoks on see tükike kaardimajast on juba kätte jõudnud, aga see ei tähenda, et Taavi või Argo nüüd midagi valesti või kehvemini teeksid, et küll nende kaardimängus ka üks hetk see kaart kätte tuleb. Ja Argo ütleb võib-olla, Argo sõnu kasutan nüüd, tsiteerin Argot, et me ei ole nii rikkad, et 2 korda samas kohas käia, et see on ka võib-olla see nagu mägede valiku puhul natukene aitab nagu kaasa, et kui korra oled kuskil käinud, jah, tore oleks nagu sinna minna võib-olla, ma ei tea, pere tuttavatega sama kohta, et siis sa juba tead, oled käinud, võib-olla oskad nagu seal midagi kaasa rääkida, aga pigem jah, nagu iga maailmas on piisavalt kohti ikkagi. Just täpselt, et on piisavalt kohti, kus käia, mida pole veel näinud, et aga Gunnar, sa ütlesid tegelikult seda, et sai seda tagasipöördumist ei kahetse. Kas mägedel üldse tegelikult on sellist kohta, kus sa nagu kahetseks, et ettevaatusabinõul ju tegelikult ju teed kõike enda võib-olla intuitiivselt ka, et sa nagu tunned ennast mugavalt siis lähed, kui tunne ei lähe. Et kas seal siis nagu üldse tasub midagi taga nutta tavaliselt mägedes? Või kas sa oled jätnud nagu midagi kunagi, et seal oleks pidanud küll nüüd nii ja naa tegema? Mul on elus olnud 1 aasta 20, kus ma olen suutnud 100% ära ronida selle, mida ma plaanisin teha. Ja kõikidel ülejäänud aastatel on midagi nagu pooleli jäänud. Et selge on see, et mida pikem see on, mida kaugem see on, mida kallim see on, seda suuremad on pisarad, kui see untsu läheb, aga selge on see, et ilmataat on hoopis teiste kaartidega ja hoopis teise tugevusega ja mäed on ka pagana suured ja tugevad, et me oma väikse inimesena, meil ei käi neist jõud üle. Et see tagasipöördumine on iga mägironi ja võib-olla siuke argipäev, et see võib juhtuda. Sa oled igal juhul sellega arvestanud, et see võib juhtuda ja kõigil kindlasti ka juhtub. Küsimus on nüüd see, kui tihti, millistel põhjustel ja lõpuks ka see, et kas sa tunned ise, et sina oled kõik teinud selleks, et seda mitte teha ja lihtsalt sa oligi ette nähtud, et sa nüüd pöördud tagasi. Et kui see on nii, siis ma arvan, et sa lähed rahuliku südamega, aga kui sa ise oled, ma ei tea, kassid maha unustanud ja tänu sellele jääb tipp tegemata ja pöördud tagasi, siis tõenäoliselt on pisaraid ja tahaks ise endale võib-olla rihma anda, aga selge on see, et seda juhtub ja ma võib-olla siinkohal räägiks ka ühe Šveitsi loo, et me otsustasime siis, et me pöörame äiksetormis tagasi, et me olime öö otsa äiksetormis olnud, me teadsime, et uus äike tuleb peale, me lootsime, et äkki ikkagi kuskilt nagu üle nurga läheb ta üle meist ja kõik giidid umbes tulid oma inimestega tagasi, et umbes poisid, te ei tea üldse, kuhu te lähete, et check the weather ja umbes, et te olete nagu peas soojad üldse ja me ütlesin, et me oleme siin nagu öö otsa check the weatherit teinud, tean täpselt, et kui ma
vaatan kaarti Šveitsi nii-öelda ilmateenistuse kodulehel, et kui see nii-öelda pilv jõuab minuni, siis 10 minuti pärast hakkab sadama ja 20 pärast on äike, et ma tean täpselt, kuidas see käib, et see on öösel mitu korda juhtunud juba ja juhtus ka siis ja me läksime siis liustikuprakku sõbraga varju ja peale seda vaatasime ikkagi, et ei lähe need pilved üle ja pöördusime tagasi. Olime võib-olla 100 meetrit kõrgusest juba kaotanud ja siis tõmbas kõik pilved maha, täiesti tuulevaikus, päike, chill. Ja siis see on ainus kord mu elus, kus me oleme öelnud stopp, tagasipööramine lõpetada, tuleb uuesti tippu minna. Et see on ainus kord, kui ma olen tõsimeelselt ümber pööranud, veel kord ümber pööranud, tipus ilusti ära käinud ja alla läinud ja me olime ainsad, kes sel päeval tipus käisid, et teine kord tuleb oma seda nii-öelda ümberpööramise valikut ka korrigeerida, aga ütleme nii, et aga siis teie otsustasite ka ikkagi ju ilma ja kaartide pealt, mitte selle pealt, et oleks nüüd hirmsasti tahtnud minna. Ja, et siis ikkagi andis ilm teile käe, et ulatud. Et nii oli, aga see on ka, ma ütlen, et see on ka ainus kord elus, kus me oleme siis tagasipöördumise katkestanud. Ma pole kordagi pidanud katkestama, aga ma arvan käinud umbes sama palju mägedes, kui karu võib-olla ma ei tea, 2 aastaga jõuab elu jooksul ära käia, ma olen käinud võib-olla terve elu jooksul. Kord iga korraga lähemale. Täpselt. No tegelikult üks kord oli väga lähedal Rootsis, kui läksime, siis üks grupi liige väsis lihtsalt ära, aga mul polnud kasse, siis ma sain tema kassid, siis ma sain tipus ära käia. Mul oli nagu õnnepäev, aga õnneks ta nagu päriselt ei jaksanud, siis ma saingi tema kasse laenata. Viimane küsimus mägedes, siis korraks tõmbame mägedest allapoole natuke Eesti suunas ka, et miks te nagu seda mäge taga ajate? Lihtsam oleks ju, ma ei tea, mööda maad maratoni joosta. Mida siis veel nagu, et ütleks ma, et see on nagu siukene mingil määral loll hobi, mis võtab kogu su vaba aja ja vaba raha, et lihtsalt käia kuskil näha kohti, kus sa veel pole käinud. Et võib-olla tõesti mõni käib, ronib või jookseb maratone ümber ilma, sina lähed käid erinevates mägedes. Ja minu jaoks võib-olla see matkamine või mägedes käimine pigem tähendabki ka seda, et sa otsid mingit üksindust, et olla üksinda. Okei, Manaslu näide ei olnud võib-olla päris just see, aga kui sa pigem lähed kuhugi matkarajale, siis vaevalt, et sa näed seal nii palju inimesi kui Hurghada rannas või ma pole kunagi Egiptuse käinud, ma ei tea, kas seal on üldse palju inimesi või mitte, ma eeldan, et väga palju või kuskil pealinnas, et sa pigem lähed kaod ära, sa nii või naa terve päevad läbi oled telefonis, arvutis, kus iganes, seal sul ei ole seda võimalust nii palju olla. Ja see on see, mida mina nagu mägedes käies taga otsin ja see on ka see, kus ma tunnen, et jess, ma nagu päriselt puhkan ka. Mõte puhkab, füüsiliselt sa teed rasket tööd, aga seda enam sa lülitad ennast välja, sa keskendudki sellele, et sa siukesest kohast alla ei kukuks või hoiad kuskilt kivist kinni, et sa kuhugi alla lendaks, mis iganes. See on see, miks mina seda teen ja miks mulle see on nagu külge jäänud ja jääb ka edaspidi kindlasti. Et võib-olla see mägede ronimine ja matkamine, et see on ka siuke ütleme inimesele, kes võib-olla natuke hingelt on nagu spordimees, et see on ka nagu tema võib-olla natuke nagu ka spordi eesmärgid, et jõuan tippu, näen vaeva, treenin, läbin mingi matkaraja, et see on ka siuke võib-olla spordimehe eas mõttes puhkus, et sa ei pea seda küll täisgaasiga tegema, aga ikkagi sa liigutad ennast aktiivselt ja kui sa oled harjunud juba liikuma, siis su organism ikkagi nõuab ka seda, et sa teed piisavalt samme päevas, et sa oled liikumises, et selles mõttes on kogu see matkamine ja ronimine suurepärane võimalus näha ja kogeda maailma, et on palju neid, kes tahavad näha ära kõik maailma lennujaamad, näha ära kõik pealinnad, käia kõikidel saartel, ühesõnaga igal ühel on oma mingisugune viis avastada maailma ja meie oleme võib-olla leidnud oma viisi, kuidas siin maailma siis näha, kuidas kogeda erinevaid kultuure, kuidas võib-olla neid vaateid näha natuke nagu ülevalt poolt ka ja kuidas samal ajal siis ikkagi natuke spordimehe vaim on ka ikkagi, et paneks ennast proovile ja et see ei ole ka kuhugi kadunud ja et see kõik on lõpuks kokku need põhjused, miks me seal käime, aga paljud arvavad ka, et see on nagu mingi hull kannatamine ja hullult ohtlik ja kõik on halvasti kogu aeg ja külm ja halb ja nälg ja et ma seda väidet tahaks kindlasti ümber lükata, et kujutame nüüd ette, kui see oleks
ainiti halb ja siis nagu miljonid inimesed aastas käivad matkaradadel ja ronivad mägesid, et maailmas oleks kõik siis nagu puhta hulluks läinud, et tegelikult on see ikkagi teistpidi, et kui ma ise kas või tagasi mõtlen, et okei, mingi hetk oli natuke külm, varbad olid märjad, kuskil oli ebamugav, aga see oligi võib-olla siuke väike kirss just tordi peale, et väike komistuskivi, millest oli vaja üle saada, kus oli vaja korraks ennast kokku võtta, et kindlasti on mägedes käimine nagu suurepärane viis veeta puhkust ja nagu Taavi ka ütles, et naastes tsivilisatsiooni sa tunned ikkagi, et sa oled kuidagi oluliselt rohkem inimene, et mägedes ei ole sul Uberit, kes sulle süüa toob ja pole seda teist ja kolmandat täppi, kes sinu eest teeb, et sa pead nagu ise päris inimesena päris asju tegema, et sa tuled tagasi, sa oled palju rohkem inimene võib-olla, kui sa olid ennem ja me siin kõik kipume unustama, et maailma on nagu päriselt ka vaja nagu heas mõttes oma kätega kogeda, mitte istuda teleka ees ja vaadata filmi, kuidas siis mingit mäge roniti, et see tunne, mida sa ise sealt saad, on ikkagi hoopis teine kui see, et ma vaatan, ronisid, käisid, pilt on tore. Ja matkale väga ei tule ka, ütleme siis, imelikke inimesi või nagu, kui sa gruppi paned kokku või grupp tuleb kokku juba, siis vaevalt, et tuleb mõni ebanormaalne inimene sulle 3-nädalasele matkale. Siis kõik need 95% inimesi, kes ei tulnud, vaatavad, näed, õnneks läksid imelikud inimesed ära matkale. Imelikud saavad pigem matkarajal kogu. Et nüüd on normaalsed, on siis maha jäänud ja võivad siis Hurghada randa minna. Et mulle nagu, ma ei saa öelda, et mulle ei meeldi rannas käia, aga mulle meeldib kõigepealt mäes ära käia ja peale mäes käiku siis teha siuke väike päevake 2 rannapuhkust, et siis ma tunnen küll, et ma olen selle ranna välja teeninud aga niimoodi, et ma tõesti läheks nüüd 2 nädalaks liiva sisse püherdama, ma ei tea, kas see on hea plaan. Põhimõtteliselt ma kujutan ette, kui lõbus on ka Kõrgõzstani minna niimoodi, et sa tegelikult ju muul ajal sinna võib-olla ei satu, aga et sa koged seda kultuuri ka samamoodi ju Tiibet ja kõik muud need piirkonnad, et saad ju kõigega tuttavaks täpselt nagu tavalisel reisil, lihtsalt sa käid vahepeal tipus ka ära. No õnneks on ka seal see, et vaata see koht, kus sa matkal käid, võib-olla Euroopa mõttes Sveits ja Prantsusmaa, seal on nagu see, ta on turismi tipptase, Nepal on võib-olla hoopis, ma ei tea, kordades kõrgem, seal ei ole küll nagu 5 tärni hotellid, aga see teenindus ja see pool on ju. Aga kui sa käidki kuskil Kõrgõzstanis või siukses kohas matkal, kus reaalselt inimesi ei satu niivõrd palju ja siis sa peadki kuhugi külakesse minema ja siis koputad uksele, tere, et kas majutus saab. Majutust me ei paku, aga ikka saab, ta pakub sulle ikka seda sama, ma ei tea, voodi kohta või madratsi kohta, mis iganes, lõpuks joodab su täis ka, söödab su kõhu täis, on ju. Et see on ka võib-olla see pool, mida Hurghadast sa ei saa, on ju. Hurghadast sa sõidab võib-olla 3 tundi eemale, siis tekib see päris külavärk, on ju. Et see on ka siuke, mida nagu matkal käies või seiklemas käies sa saad, aga muul ajal, raha eest kindlasti saad, aga kes meist ei oleks näinud telesaateid, kus nähed, vaatad, siis on šamaanid näod ette joonistatud, see ei ole nagu päris. Aga tuleme siia Eestisse niimoodi, et minusugune mees tahab 4. tulla teile kunagi, ütleme 10 aasta pärast, et 7-8 tuhandest teha, aga mina ei matkanud, ei seigelnud nagu väljaspool seda, et sa Eestis oled terviserajal käinud, on ju. Et kust võiks üldse nagu alustada või kas on sellist head stardipunkti, kas ma pean välismaale minema kohe, et hakata tunnetama mingit mägede tunnet või tegelikult Eestis on nagu piisavalt paiku, et mine lihtsalt jaluta see pikk 100-kilomeetrine tee 3 päevaga läbi ja siis vaata, mis tunne on või kus teie selle alguspunkti paneks? Ma arvan, et Eesti on suurepärane koht, kus matkata, kus alustada, kus treenida, et midagi ei ole teha, me elame Eestis, meil ei ole siin suuri mägesid, meil on matkarajad, meil on loodetavasti lumised talved, et see kõik, kui sa tahad, siis see pakub sulle suurepärased võimalused treenida, et kui sa oled harjunud talvel lumes matkama, siis minul endal oli väga hea kohe siuke võrdlusmoment tekkis Everestil, kui üks hetk sa pididki ees rada tegema lumes, ja siis tuli meelde täpselt see tunne, aga see on ju täpselt nagu lumeilvese matkalaania küngaste vahel, et kui ma seal oskan jälge teha, siis ma oskan ju siin ka, et lihtsalt sa oledki 7000 meetrit kõrgemal, aga tühja sellest, aga et Eestis on võimalik alustada,
nautida matkamist, käia võib-olla 5-kilomeetrisel ringil, seejärel teha pikemaid matku, võtta ette RMK matkateed. Kui sa tunned ennast Eestis matkates hästi, tunned ennast Eestis telkides hästi, siis võtad ette järgmised sammud, lähed nuusutad välismaa mägesid, aga ikkagi puhkusepäevad on arvel, võimalused on arvel, tegelikult tahaks seal Liivarannas ka vahepeal käia, on ju. Et kuna neid võimalusi sul on ikkagi vähe, siis see, et sa treenid Eestis on igal juhul väga hea plaan ja Eestis pakutakse ka ju väga erineva raskusastmega matku, et kes tahab, läheb otse läbi metsasirgjooneliselt, kes tahab, käib võib-olla Taevaskoja matkarada, kus on nii-öelda tähistatud rada ilusti olemas, eksida pole kuhugi ja et sa alustad Eestis, step by step lähed välismaale kõrgemale ja miks mitte seisad sa ükskord ka Everesti tipul. Et see on täiesti asjade loogiline käik ja lihtsalt need inimesed, kes näevad esimest korda 8000 meetrise mäe peal lund, nemad on heas mõttes Eesti talvisest trennist viilinud, et oleks võinud siin alustada sellega. Sekundeerin teiega, et selles mõttes Eestis on neid võimalusi väga Eestis saab palju. kõik kätte ka tegelikult, kui olen, mis muidugi eeldused on või nõudmised, aga et ma kujutan ette, et Eestis ja siin lähiriikides ka, sa ütlesid, sa oled Rootsis käinud, on ju, Soome, ma arvan, et saab ka juba midagi teistsugust kätte, et ei pea ju meeletult ka kulutama, et kui te rääkisite, et mägedes saamine, kui me räägime Šveitsist ka, et kulud lähevad paratamatult suureks, varustus läheb suureks ja nii edasi, aga et saab ka ju miinimumkomplekti kokku panna tegelikult. Et olemuslikult on matkamine ikkagi odav hobi, kui nii võib öelda, et sul on vaja matkasaapaid, kui sa nendega ülemäära palju ei matka, siis need kestavad päris pikalt ja sisuliselt sa võid ikkagi matkale minna, kui sa teed nagu lühikest matka, sa võid ikkagi nagu üsna ükskõik mis riidega sinna minna, aga et see olemuslikult on odav hobi, et kui sa peaksid endale ralliauto ostma või tahad, ma ei teagi, mootorrattaga pikki kilomeetri sõita, hoopis teise kaliibriga asjad. Et matkamine on pigem nagu odav hobi, aga oht on seal, et kohe, kui sa tahad ikkagi nendesse ehedatesse maailma nurkadesse minna, kus kõik turistid ei käi, et siis see rahanumbrid muidugi odavad enam ei ole, aga Eestis alustada step by step, naaberriigid, kõik see annab väga, väga hea põhja ja midagi ei ole teha, et Eestis teha siuke 10-tunnine matk, see ei ole lõpuks üldse enam nii lihtne ja neid radu siin on väga palju, mis võib-olla, mille läbimine talvisel ajal kas või on palju raskem kui võib-olla tipupäev 8000 peal, et kui sa oled nendega kokku puutunud, siis sa ikkagi see enesekindlus, millega sa võib-olla teinekord kuskil kõrgemat mägeronid on, need on võrreldamatud. Et Eesti on väga heas mõttes polukon, kus harjutada. Juba väga hästi puudutasid see riietuse teemat ka, et oletame, meil on siin praegu siuke 5-kraadine kuni 10-kraadine päev, kus on tegelikult ju temperatuur suhteliselt sarnane, niiske võib vihma saada natukene, aga läheks teeks sügismatka 20 kiltsa, ütleme ühe päeva oled liikumises. Mis on siuke baasvajadus, mis sul võiks olla nagu seljas siis? Aluskiht, soe see pikk särk ja koorikjoppe kõik. Püksid jalga tavaliselt võivad olla jumala suvalised jooksudressid, saapad jalga ja minena. Ja, et ma arvan, et ikkagi lõpuks sa pead endale, kes ikkagi matkama hakkab, et sa pead endale korralikud saapad ostma. Teine asi ilmselt, mille sa endale ostad, on korralik jope, kuna sulle ikkagi meeldi, kui krae vahele sajab. Ja mingi hetk ilmselt on sul vaja ka mugavat seljakotti, aga kõik see järgmine on juba nagu sekundaarne, et seda on võimalik suhteliselt nagu lihtsalt teha, aga selge on see, et see matka ja ronimis ja kogu see varustuse turg, erinevad brändid, et see kõik on algajale on täielik nagu müstika, et aga seal ongi, sa paned jupiti tegelikult kokku ju vastavalt oma ja ei maksa nagu unustada seda, et küsi nendelt, kes teavad, et minna poodi kulutada seal 1000 eurosid, ostes valesid asju, et see on imelihtne. Ja sellest asjast aru saada algajal on heas mõttes väga raske, et aga need, kes on juba nagu midagi teinud, küsi nendelt ja ütleme, need, kes oskavad, need oskavad sulge head nõu anda ja siis ei ole enam üldse nii müstika ja midagi ei ole teha.
sügisel, kas sa matkad või tahad poodi minna, sul on ikka seda jopet Sama, vaja. jah. Et kõik see, mida sa ostad matkaks, et see ei ole asi, mis peab seisma kuskil peenes riiulis ja seda ma kasutan ainult üks kord aastas. Ei, sellega võib südame rahus minna poodi, vanaema juurde, koera jalutama, kõike seda, et neid asju annab sügisilmas, talveilmas kõike kasutada, et see ei ole nagu mingisugune müstiline varustus, mida see on ainult mägedes, seda kodus. Ma olen aru ka saanud, et vist kvaliteetne matkariietusvarustus on suhteliselt nii-öelda igavene ka, et sa kasutad seda ikkagi kui sa teda kasutad, siis ta ikka kulub ka. Aga et kui sa oled, ütleme, hobikoras liikuja, et siis kui sa ostad hea asja, siis see võib aastaid. See ikkagi kestab selgelt aastaid, et pigem öeldakse, et inimesed väsivad ära sellest värvist, sellest, et lihtsalt mul on see jope nii kaua olnud, ma olen lihtsalt väsinud, ma ostan endale uue jope, et ma ei jõua seda sama sinist asja enam või punast asja enam. Mul on praegu jope, mis on 6 aastat käinud ja siiamaani käib mägedes, käib iga päev väljas sellise ilmaga ja saapad samamoodi. Ma arvan, need on vist juba 2 või 3 aastat olnud, aga need ka talvel iga päev, sügisel, kevadel, vihmase ilmaga iga päev lähed ka mäkke nendega, et selles mõttes nad kestavad ja nad ei ole ka nagu nii kallid, kui sa juba tead, mida vaadata ka, siis algus loomulikult ostad Maximast endale, ma ei tea, koorik joppe käid, aga lõpuks, kui sa nagu oskad juba midagi osta ka, siis paar korda lõikad näppu, ühe korra ostad õige asja, siis 6-7 aastat rahuliku südamega ja siis sa arvutad, ei ole see asi tegelikult nii kallis midagi. Ja kui rohkem käid, siis muidugi kõik see, mis Taavi rääkis, ei tööta, et siis sa avastad, et sa pead endale 3 korda aastas uued tossud ostma ja siis see asi muidugi natuke tuleb paremaid asju osta. et lihtsalt see esimene samm, et minna välja matkarajale ei eelda, et sa käid nagu hullus varustuse poes, aga selge on see, et kui sa ikkagi tahad igapäevaselt liikuda, nautida, tahad matkata aastaringselt, et midagi ei ole teha, et sa pead seal matkapoes ära käima ja endale ikkagi korralikud asjad ostma, et sa naudid lihtsalt nii palju rohkem ja lõpuks, kui sa mõtled ka seda pidi, et see on lõpuks sinu puhkus, sinu vaba aeg ja sa näed vaeva, et lõpuks teha tööd, teenida raha selleks, et sul see vaba aeg oleks, et miks sa peaksid seda veetma siis ebamugavalt, ebakvaliteetselt, et eas mõttes tasub lõpuks iseendasse investeerida, et see raha kulub sul niikuinii ära, et parem kuluta see võib-olla natuke rohkem enda peale, et sa saaksid miks mitte oma parima 4-jalgse sõbraga sügisõhtul jalutada ilma, et sulle nii-öelda vihm krae vahele sajaks, et seda kõike saab nautida ja see ei ole kosmosetehnika, et seda nautida. Ma arvan, me oleme jõudnud viimase blokini, mis tähendab kiireid küsimusi ja kiireid ka vastuseid, et nad on enamasti siuke kumma valid vastustega või siis, et üks asi, mida sul pähe esimesena tuleb. Küsin siis mõlema käest nii-öelda, alustame Taavist alati näiteks, et kas sa pigem matkaks üksi või pundiga? Üksi. Ma arvan, et ma tahaks pigem öelda pundiga, aga jah, et see, ütleme, ma olen hästi palju harjunud grupiga, üksi, sõbraga, paari sõbraga, et siuke variatsioon peab olema, aga kui ma tõesti pean valima, siis ma vist ütleks pundiga. Kas ühepäevane pingutus või mitmepäevane selline seiklus? Mitmepäevane seiklus. Ma ütleks kohe mitmepäevane. Veel parem, kui oleks veel pikem. Mis on parim snäkk siuksel minekul, no ütleme mägedes? Tuunikalakonserv, paned sinna peale 3 viilu peldikupaberit, läidad nurkadest põlema, ideaalne lõuna. Äkki kondenspiim, vähemalt Manaslul oli kondenspiim oli kõige kõrgemas hinnas snäkk. Mis pikim distants, mille sa oled ühes päevas läbinud? 74 kilomeetrit. Ütleme jala siis. 74 kilomeetrit. 91. Ma mäletan ka sellist asja vist, et Gunnar, sa tegid kunagi väljakutse, et 1000 kilomeetrit kuuga jalutada. Oli siuke, võis olla siuke asi? Jah. No mis siis mõelge, et 33 kilomeetrit miinimum päevas on see keskmine, et... Toona ma mäletan, et ma olin äkki kuskil 3 veerandi peal ja siis ma sain aru, et see 1000 tuleb nagu suhteliselt lõdvalt ilma lõpus pingutamata kätte ja siis mul korraks nagu motivatsioon täitsa kõikus, et ma õigem challenge toona oleks olnud mitte 1000 kilomeetrit, aga 2 miljonit sammu.
et siis ma oleks pidanud ikkagi iga päev vähemalt mingi siuke 45 kilomeetrit tegema ja siis mul oleks lõpuni välja oleks olnud nagu siuke, et ei mingit nurkade lõikamist, et nagu 100% tuleb iga päev ikkagi see ära teha, et toona mul nagu lõpp läks natukene nagu puhkuseks kätte ära ja natuke motivatsioon kõikus, aga see oli väga hea kogemus ja ma olen nagu väga õnnelik, et ma seda sain teha. Ja... Siis sa käisid mul saunas ka, ei saanud sinna sauna lava peal astuda. Taavi emale me esitasime tublide matkajatena plaani, et me peame 1000 kilomeetrit jalutama, aga et vabandust, et kas see proua tõstaks puidust restid ära leiliruumi eest, et me ei saa lavale minna, et jalad on nii valusad, et ja käes oli, ma ei tea, äkki 5. või 6. matkapäev, et see oli nagu päris piinlik õhtu ja see oli ka toona kõige nagu tõsisem koht, kus mulle tundus, et äkki nüüd see Karu 1000 jääbki katki, et 5. päev ja sul jalad niimoodi valutavad, et sa pead Taavi ema juurde minema, et tõsta restid ära, et me ei saa sauna lavale. Õnneks läks paremaks. Läks hommik oli õhtust targem. Mis on kõige mõttetum asi, mis sa oled matkale kaasa võtnud? Või mis te võtsite neid mõttetult võib-olla siis sinna mäele kaasa, mida võib-olla ei kasutanudki? Kirka. Jah, kirka oli seekord täitsa kasutu asi, aga õnneks ei pidanud seda tippu vedama, kuigi osad vedasid. Aga mis üleüldse läbi aegade kõige mõttetum asi on? Liiga palju riideid. Ja teinekord ikkagi nagu mingi... Lisa paar sokke või trusareid, neid pole mõtet kaasa võtta, seal pöörad teistpidi on ka hästi. Et teinekord on neid nurki veel, mida lõigata, aga jah, et kõik need, kes lähevad sinna, ma ei teagi, fööni ja suure šampooni pudeliga või nii nagu meie hiinlased 3. päev juba käis mingi tango laagris, et kas fööni ei olegi, siis mõtled küll, et nagu poisid, kas ma tõesti peaks fööni kotti panema, et nagu ei. Mis on esimene asi, mida sa tavaliselt matkal teed, kui sa oma ööbimispaika või nii-öelda telgi kohta jõuad? Telk püsti. No ütleme, telk on püsti, mis siis teed? Lõkke. Eestis lõkke, pigem lõkke, siis on siuke hea istuda. Magamiskoht valmis alati. Mina nagu absoluutselt lõkke usku ei ole, nii et minu nimekirjast kindlasti lõket ei ole, et ma olen pigem, ongi, et telk ülesse ja siis paned pigem veekeema, et hakata nagu tassike teed või midagi siukest, et mul seda lõkke usku ei ole, aga paljudel tõesti on, et kõigepealt lõkke ja siis hakkab mingisugune elu käima. Aga äkki on soovitus Eestis, kui sul on vaba päev, kuhu minna? Mul on üks lõik Kohila ja Rapla vahel, mis mulle väga meeldib. Ma olen seda käinud nii süva talvel, -15-ga, no nii palju oli lund, me sumpasime läbi raba ja suvel oli seal sama palju vett, see oli väga lahe jupp. Või see oli täpselt enne Kohilat on ühepäevane siuke matkalõik, mis mulle on Eestis kõige rohkem meeldinud, see oli nagu väga, väga lahe nii talvel kui millal iganes mujal ajal. Ma ei teagi, kui ma peaks midagi soovitama, siis ma võib-olla soovitaks midagi siis sealt samast Lahemaalt ja Kõrvemaalt, et sealsed rajad on ikkagi hästi vaheldusrikkad, et seal on võimalik lõpetada või alustada mere ääres, on seal siis Lahemaa männimetsad, rabad, oosid, järved, midagi sealt kandist, et lihtsalt siukest kõige ilusamat Eesti vaheldusrikast asja näha, et võib-olla midagi sealt, aga kui mingit võib-olla nagu hästi konkreetset matkarada soovitada, siis siukest ühte on ülikeeruline, et isegi meie väike Eesti on tükike mereäärt, rabad, Lõuna-Eesti, need on nii erinevad asjad, et sealt peaks igast poolt mingisuguse tüki võtma, et siis julgeks nagu soovitada. Nii, eelviimane küsimus. Äkki kõige kättesaadavam selline seikluslik matkarada, mis on nagu välismaal, paljud kiidavad Dolomiite või Tatardes käiaks, et nagu sellist, kuhu saaks võib-olla igaüks natuke hakkama, aga saaks võib-olla selle seemne kätte, et näha nagu sellist päris mäge, et võib-olla tekib tung siis kõrgemale minna. Ma lähen siis teisele mandrile, ma soovitaks Patagooniasse minna. See annab võib-olla nagu matkamise mõttes kõige parema äkki sellise
noh, okei, kui sa Patagooniasse tegelikult lähed, see on juba nagu see lõpuboss on ja kuhu nagu võiks iga matka lõpuks kohale jõuda, aga ma arvan, Patagoonia selles mõttes, aga tegelikult Soomes on see Karhun-Kierrosed ja need rajad on ka, ma arvan, täitsa lahedad sügisel või millal iganes käia. Mina arvan, kui keegi nagu küsib, et kust nagu see esimene jõnks võib-olla saada, siis ma ikkagi soovitaks samamoodi minna Alpidesse. Ma ei ütle, et see peaks olema tingimata Dolomiidid, et võib-olla isegi siukene Austria alpinõlv algajale on isegi võib-olla jõukohasem, et Dolomiidid on võib-olla siuke second best, et kui sa oled juba Austrias käinud, et siis võtad Dolomiidid, aga selge on see, et Alpid on meile ülilähedal, see on ülikättesaadav, see on ülimitmekesiste võimalustega koht, kus matkata, ronida, kogu seda mäeseiklust nautida, et eestlased kindlasti käivad Alpides liiga vähe, et seal võiks nagu kordades rohkem käia, erinevatel aastaaegadel suusatada, matkata, rattaga sõita, et see kõik, mida kümneid aastaid on teinud need inimesed, kes ongi seal nii-öelda Alpidest pärit ja elavad nad just seal Alpides sellepärast, et kõike seda mägede meelelahutust nautida ja et sa ei pea oma koeraga jalutama asfaltteel, vaid et sul on kohe mäe nii-öelda kodu taga on mitu erinevat mägirada, vali pikem, lühem, raskem, kergem, et ikkagi Alpid on need, kus on võimalik võib-olla kõige lihtsamalt, kõige turvalisemalt saada siuke esimene positiivne kogemus ja noh, siis edasi on maailm laiu. Sloveenia, Poola, päev sõitu. Aga viimane küsimus. Äkki on teil päevas mingi üks rutiin, mida teete, mis hoiab teid värskena? Et paljudel on siin olnud hommikul mingi kindel asi. Kas teil on ka midagi sellist? No mina ärkan hommikul 6.15 lähen trenni. See on, ma arvan, see, mis mind värskena hoiab ja iga hommik toast ei lähe ära enne, kui sa pole söönud. Ma arvan, et need kaks asja, trenn ja söök ja siis võib päev alata. Mul on, ma arvan, hommikune tassteed, et tassike teed hommikul, siis võib nagu päev alata ja see on nagu võib-olla siukene esimene noot, et see aeg mul peab olema ja kui mul see aeg ära võetakse, siis on nagu kergelt öeldes pahandus, Tusane Gunnar on. Aga ma ei ole üldse nii hommiku inimene kui Taavi, et ma hullult tahaks hommikul trenni minna ja mul on nagu pikki aastaid olnud eluunistus, et ma suudaks hommikuiti ujumistrennis käia, aga no üldse ei juhtu nagu risti vastupidi, et pigem nagu magaks veel tunni hommikul, et ma nii tubli ei ole kui Taavi. Ei hullu, on aega järgi teha äkki. Aga tänud mehed, oli päris pikk vestlus, ma arvan, et saime kõik targemaks, mis tähendab päris mäed ja mis tegelikult tähendab ka Eestis matkamine. Ja ma arvan, et kui tahate lisainfot, siis teil Instagramis saab nagunii teid kätte, ma saan aru. Aga siis on ka, et Nipernaadi selline organisatsioon siis või tegeleb matkadega, ma saan aru. Siis on elamusretked. Kus on võimalik kodumaal treenida. Kodumaal treenida, ma saan aru. Et Eestis korraldatakse tegelikult päris palju siis erinevaid, sisult iga nädal või kuu ju midagi kuskil keegi korraldab, et saab minna ennast proovile panna. Ja ka talvel, et igasugu kõndimisvõistlused, jooksuvõistlus on buuminud küll, aga tegelikult matkarajad on samasugused, et ma arvan, et kas teil on veel midagi lisada äkki, mida ma praegu unustasin? Et lõpuks see tundub võib-olla nagu hästi populistliku mõttena, aga midagi ei ole teha, et tegelikult me peaksime ikkagi aastaringselt liikuma, mitte ainult suvel, kui on ilus ilm, et midagi ei ole teha, sügisel tuleb samamoodi õue minna ja hullem veel talvel ka, kui lumi on maas, et see aastaringne liigutamine on lõpuks see, mis ära tasub ja nagu öeldud, Eestis neid võimalusi on 1,5 miljon, et liigutage, treenige aastaringselt ja nautige elu. Ma arvaks ka, et lihtsalt mine õue. Ma samamoodi, mina liigun aastaringi rattaga ja mul on tööle 3 kilomeetrit, mul on koju 3 kilomeetrit. Rattaga jõuab kiirem kui autoga, see on tõestatud fakt. Või isegi kinnitada, et Taavi tõesti käib rattaga tööl, et ka täna siia tuli rattaga, kuigi õues on, no ei ole kõige mugavam ilm kui tavainimesele, kes võib-olla rattaga ei sõidaks, et on jahe ja märg. Aga ma arvangi siis, et näeme siis järgmistel matkaradadel ja loodetavasti mitte läbi autoklaasi, vaid ikkagi siis päris silmast silma ja teretades, on ju. Nii teemegi. Jep. Aitäh teile mehed tulemast. Aitäh.